2 aastat tagasi võttis Eesti suuna hävingule. Lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Riiki hakkasid juhtima valedega võimule saanud liberaalid, kes teevad Eesti rahva vaeseks ning sunnivad meid vaikima ja kuuletuma. Täna võimutsev režiim hävitab inimeste elujärge, rikub põhiseadust ning surub rahvale peale vastuvõetamatuid väärtusi. Nende kindlad käed kägistavad meie peresid, ettevõtteid ja omandit. EKRE on ainus, kes seisab neile vastu. Me ei karda neid ja me ei vaiki. Me võitleme sinu eest. Me langetame makse, pöörame majanduse ja palgad kasvule, hoiame peresid ja teeme kõik, et Eestis hakkaks jälle rohkem lapsi sündima. Seisame eestikeelse ja eestimeelse rahvusriigi eest, kus lastel on kool kodule lähedal, emal, isal tasuv töökoht, vanavanematel väärikas pension. Kes toob Eesti tagasi? Muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast! Kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Re raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios igal pühapäeval, kell on 11 hommikul. Nädala parim tund on alanud. Meil siin täna stuudios stammid Mart Helme ja mina Martin Helme ja lisaks võtame ka huvitavad külalised. Täna on ühes saateblokis Tallinnas Pirita ringkonnas kandideeriv Aat Purje, kes on seal meie esinumber. Tere Aat! Tere Martin! Ja Aat on ühtlasi ka meil Ida-Tallinna ringkonna esimees erakonnas ja töötab meil rõõmsalt ka erakonna siis tööülesannete kallal. Me saade siis koosneb erinevatest teemadest, me räägime nii liiklusest Tallinnas kui Pärnus, me räägime sellest, kuidas Eesti riik on pankrotikursile pandud, esitati meil Riigikogule eelarve, mis on lihtsalt kohutav. Ja siis räägime, mis meil maailmas toimub paralleelselt mitut toredat asja. Trump sõitis ÜRO peaassambleele, kus teda saboteeriti erinevatel viisidel, küll pandi eskalaator seisma, küll pandi prompter kinni. Aga see kõne, mis ta seal pidas, oli muidugi rokkiv ja selle taustal toimub muidugi siis sõja eskaleerimise plaanid Euroopas. Aga alustame Tallinna asjadest, ärge nüüd kõik teised ära jookske raadiote juurest, kes te Tallinnas ei ela ja ei hääleta. See tegelikult puudutab ikkagi Eestit laiemalt, mis toimub Tallinnas, nii on see siis hea või halb. Ja vaesus on igal pool ühesugune. Kui inimene on vaene, siis ta on vaene ja tal on samasugused probleemid nii Pärnus, Valgas, Võrus, Saaremaal, Tallinnas, igal pool on täpselt samad probleemid. Kusjuures Tallinnas on veel lisaks see, et sul on kogu see probleemistik laiali laotatud mööda linna niimoodi, et sa ei saagi ise neid probleeme lahendada tihtipeale sujuvalt, vaid pead, ma ei tea, mis ekstra vahendeid ja aega leidma oma probleemide lahendamiseks. Tallinn on ka selles mõttes Eesti minimudel, et kui linnaosasid vaadata, siis Aat on Piritalt. Pirita on nagu, ütleme, võiks olla samamoodi, on üsna sarnane sellele, milline on Viimsi näiteks, eks ole, aga võib ka olla üsna sarnane sellele, mis on mõni väiksem, aga jõukam selline Eesti väikelinn põhiliselt on seal ju või ütleme, kuni veel hiljutiseni oli Pirita ju peamiselt eramajade rajoon. Et nii nagu Pärnuski, eks ole, 80% inimesi elab eramajas või umbes sinna kanti. Ja suhteliselt jõukas siiski, jõukal järjel. Seal samas kõrval, Pirita kõrval on meil Lasnamäe, mis on Piritast ma ei tea, 15 korda suurem umbes või 12 korda suurem, eks ju. Ja Lasnamäe keskmine sissetulek on Eesti üks madalamaid. Et kontrastid on päris suured. Aga kõik me peame justkui saama ikkagi sealt Lasnamäelt või mina Nõmmelt või sina Piritalt tööle kuidagi kesklinna, sest üldiselt käib meil elu kesklinnas ja see on tehtud meil tänapäeval Tallinnas võimalikult ebameeldivaks ja mitte lihtsalt siis, kui sa oled autojuht, siis niikuinii kiusatakse sind ja veel sinna otsa mõnitatakse.
aga ega ka ühistransport ei tööta ju normaalselt, et eriti ühistransport, näiteks Lasnamäel ühistransport töötab hästi, suhteliselt hästi, aga Pirita ja Nõmme, no anna kannatust. Et sa oled ka Pirita linnaosa kogus ja sellega seal kõvasti võidelnud, et mis sinu vaade on? No liikuvus ja liiklus üleüldiselt üle Tallinna on täielik katastroof ja nõuab järgmistelt linnavalitsustelt kindlasti oluliselt suuremat pühendumust, kui on siiamaani olnud. 2 aastat tagasi me teame, alustati Tallinnas sellise kõlava nimega asjaga nagu liinivõrgu optimeerimine. No iga kord, kui poliitik tuleb rääkima midagi optimeerimisest, siis teadki, et ta tuleb rahvale kallale. No me teame riigi näitel, kuidas toimus koolivõrgu optimeerimine, kuidas mindi koole maapiirkondades kinni panema. Aga Tallinnas, nii nagu sa ütlesid, minimudelina toimub see kõik transpordi näitel. Liinivõrgu optimeerimine tähendas seda, et omal ajal, kui veel Keskerakonna abilinnapea oli Svet, siis algatati Tallinnas ühistranspordiga massiliselt ümberkorraldusi, millega tegelikult mitte keegi rahul ei olnud. Oli näiteid, kus taheti liine muuta, aga suure rahva vastupanu tõttu jäeti katki. Aga oli ka neid näiteid, kus mindigi lõpuni. Mina Piritalt, ma ei taha Pirital küll detailselt peatuma jääda, aga meil on bussilinn number 8, mis on ajalooliselt Mähe elanike ja Mähe asumit teenindav liin. Ja seal võeti ära otseühendus Narva maantee ja Hobujaamaga ja suunati see liin Reidi teed mööda sadamasse, kuhu tegelikult inimestel, koolilastel ega pensionäridel mitte kellelgi asja ei ole. Sellepärast, et pole seal koole, pole seal huvialategevust ega kõiki neid asju, kuhu inimesed tahaksid minna. Soomlased ja Kalevipojad. Ja ma ütlen, soomlased ja Kalevipojad, et sadam on sadam. No ja siis oligi nii, et mis puudutab seda 8, siis koguti üle 5000 toetusallkirja Mähe elanike ja piritalaste poolt laiemalt, kuid linnavalitsusele see muidugi ei tähendanud mitte midagi. Muutusid abilinnapead, asemele tuli Järvan ja Järvan läks veel erilise sellise ükskõiksusega inimestest üle. Ütleme ka Järvani erakondliku kuuluvuses on Isamaa. Ja fantastiline on muidugi see, et linnaosa Pirita näitel, kus Järvan on inimesed kõige rohkem välja vihastanud. Linnaosa kogus meil oli kohtumised, avalikud kohtumised linnaelanikega, kus siis Järvan tuli neid liinivõrgu muudatusi tutvustama ja ime, et hangudega inimesed talle kallale ei läinud. Ja kõige fantastilisem on selle asja juures see, et nüüd Järvan on esinumbrina toodud Piritale kandideerima. No ju nad on mingeid küsitlusi teinud ja ise usuvad nende küsitlustesse, aga ma toon nüüd Sveti juurde tagasi, et ma sõitsin linna mööda ringi ja Svet on kõrvuti Ossinovskiga plakati peal ja all on kiri hoiame sirget joont. Ja siis ma mõtlen, et see on ju inimeste mõnitamine. Svet oli Keskerakonnas, on kogu oma poliitikasse tulemise karjääri üles ehitanud sellele, et ta oli Keskerakonnas, vene nimega mees ja tema läks sirge joonega sotsiaaldemokraatidesse. Selle peale, kui talle pakuti sotsiaaldemokraatide poolt valitsuse liikme kohta. Ja sirge näoga Ossinovski läks keskerakondlikust koalitsioonist, sirge joonega läks teise koalitsiooni, lõhkus, ütleme siis oma senise koalitsiooni ära. Keskerakondlastega istusid 3 aastat peaaegu Tallinnas koalitsioonis ju sotsid. Ja sirge joonega läksid siis Refi juurde ja Eesti 200 juurde ja Isamaa juurde, kui talle oli pakutud linnapea kohta. Et maru sirge joonega mehed on, ma ei ütle midagi, et sirge joonega võtavad ametikohti vastu, vahetavad parteisid, vahetavad koalitsioone. Mina kohe mõtlen, et kas nad nagu ise aru ei saa, milline mõnitus selline loosung on. Minu meelest on ka niimoodi, et nende näod on võrdkuju sellest linnavõimu võõrandumisest tegelikult inimestest ja inimeste päris soovidest ja vajadustest. Et nii nagu nemad ja transpordi abilinnapead nüüd kõik siin, kes on olnud, on ikkagi inimestele karuteene selle ühiskonnaga teinud, et see on lihtsalt kohutav. Aga mina ei ole kindel, et need inimesed oskavad üldse kesklinnast Mähele või Muugale sõita. Mina ei ole küll kindel, sest et ega see ei ole sirgjoont mööda. Aga teine asi ongi see sõitmine ja Pirital on ju niimoodi, et
et Pirital on kõige suurem protsent nendest leibkondadest, kes omavad autot ja kes teevad oma igapäevaseid sõite autoga. Ja niisamuti ju vaadata kõike seda, mida on Tallinna ristmikega tehtud ja kuidas on Tallinna autojuhte hakatud viimastel aastatel kiusama. No jällegi Pirita inimesena, aga see puudutab ka tegelikult Viimsit ja Lasnamäed. Võtame selle sama ühe kõige kohutavama Tallinna ristmiku Jõe tänava ja Narva maanteel. Et kui seal vanasti oli 3 sõidurada autodele mõeldud, siis tänaseks on alles jäetud ainult 1. Ja see on muidugi see linnapoolne taktika nügida inimesi autoroolist ühistransporti, aga linn ei ole see, kes peaks meile tulema ütlema, millega või kuidas me sõidame. Ja absoluutselt, see ei ole ainult ju see tee, mida nad tegid Paldiski maanteega. Tallinnas oli, seal oli 4 rida. Seal oli 1 rida järgi, mis linna edasi sõitis. 1 keeras ära, 2 keeravad ära, 1 pandi jalgrattatee alla, 1 pandi bussitee alla ja oligi kogu lugu. Lai maantee lihtsalt tehti mingisuguseks pisikeseks, kitsaks rajaks, kus on lakkamatud lõputud ummikud, ükskõik mis kellaaeg. Ja ma olen aga samamoodi, et mult küsisid ajakirjanikud, ma mäletan, mis välja andest, et kuidas ikkagi lahendada seda probleemi, et nende Tallinna ümbruskonna valdade inimesed käivad Tallinnasse autodega. Et kuidas me nagu üldse niipidi mõtleme, et meie jaoks on probleem see, et Tallinnast väljaspool olevad inimesed sõidavad autoga linna sisse. No sotsid pakkusid lahenduseks välja, hakkame neilt küsima linna sissesõidumaksu. Ja muide mitte ainult nendel, kes elavad, ma ei tea, seal Viimsis või Harkus või kuskil, või Sakus, vaid ikka neilt ka, kes elavad Nõmmel või Pirital või ma ei tea kuskil siis Kakumäel, nagu Mart elab. Et kui sa ikka tahad kesklinna minna, siis tuleb maksu maksta. Ja 4 korda kuus lubame sul korraks käia linnas, uudistada siis, kuidas raehärradel seal elukene on. Et see on äärmuslik ideoloogia jälle, täielik äärmusideoloogia. Pane tähele seda, kuidas kõikide nende düstoopsete lahenduste juurpõhjusena tuuakse välja see, et meil on ummikud ja meil on liikluskaos linnas sellepärast, et toimub autostumine. No tegelikult see ju nii ei ole. Nad on ise tekitanud olukorra, kus autostumise vähendamise siis ettekäände all, kus nad panevad veel rohkem ristmikke, vähendavad sõiduradasi, tekitavad kunstlikult juurde takistusi ja siis ju lähebki olukord hullemaks. Et ühesõnaga, kui ristmikelt sõiduridade äravõtmine on nende jaoks lahendus, siis see on just kui bensiiniga tule kustutamine. No meil on, kui sa ikka sõidad pidevalt, iga päev autoga sõidad, siis sa näed ju neid kohti ja neid kohti on Tallinnas, ma ei oska öelda, 100, 200, kus on võimalik teha mahapööramis- ja kiirendusrajad. Ja sellega oluliselt vähendada tegelikult keskkonnasaastamist, sest saab sujuvalt sõita, pluss seda järjekorda, mis on ristmikul. Sest osa autosid lähevad ära siia poole, lähevad ära teisele poole. Nad saavad sujuvalt vahele sõita, kui nad on ümber rivistunud. See on nii elementaarne ja nii lihtne. Ja ei maksa ka mitte midagi nii kohutavalt palju. Ma ise sõidan ju pidevalt Pärnu ja Läänemaa vahet. Ja kui me olime valitsuses, ma küsisin Taavi Aasa käest, kes oli meil siis majandus- ja kommunikatsiooniminister või mis iganes nimester ta meil oli. Et kulla sõber, et ma vean tütart pidevalt sinna Harkusse ratsutama. Ja ma näen, missugused tohutud kolonnid ja ummikud on Keila poole sõites. Ja mitte ainult hommikul ja õhtul, vaid ka päeval. Et see tuleb 4-realiseks ehitada välja. Ja siis ta ütleb mulle, aga tead, see projekt ja kõik on olemas. Aga mitte midagi ei ole toimunud. Mitte midagi ei ole toimunud. Kusjuures, kui me läheme nüüd siit Paldiski maanteed mööda, sõidame Harkujärvest mööda, siis algabki üks ummik, sest teisele poole Harkujärve on nüüd tulnud suur elamurajoon, aga bensiinijaam ja Prisma, sealt mahapööramisrada ei ole. Ehkki seal ruumi on maailm, sinna võib 5 rada ehitada järve kaldale. Seal on pilliroog ja paju. Aga ei, seda ühte rida, ütleme ühte rida, mingi 300 meetrit, ei ehita, las kuradid seisavad siin, las tossutavad siin, las ootavad siin, las närvitsevad siin, las kiruvad siin.
Ma ei tea, see on mõistuse vastane. See ei aita. Mina olen nii vana ja nii kaua juba olnud poliitikas ja nii kaua olnud ka Tallinna poliitikaga seotud, et mina kõike mäletan. Siis kui linnud veel rääkisid. Kui hakati tegema seda tasuta Tallinna ühistransporti, tasuta bussi oli veel Savisaar elas ja oli linnapea. Ja siis oli ju, mis see põhjendus oli? Teeme tasuta sellepärast, et kaks põhjendust oli. Üks oli see, et nii doteerime metsikus summas, et see dotatsioonisumma, mis siis, kui me teeme ta pileti üldse ära kaotame, see muudab vähe linna eelarve mõistes, mis on tõsi. Aga teine peamine põhjus oli see, et niimoodi saame me inimesed autodest bussidesse. Ja tookord põhjendati seda, et vaadake, ja see on nüüd, ma ei tea, 12 aastat tagasi või palju see nüüd on, vähemalt 12 aastat tagasi. Et vaadake, 50% Eesti Tallinna elanikest sõidavad autodega ja teine 50% sõidavad bussidega. Sel ajal jalgrattureid see ei olnud isegi komakoht, mis liikus, seda ei arvestatud. Nüüd me teame, et jalgratturitega sõidavad mingi ühekohaline protsendike, suvel natuke rohkem, talvel praktiliselt üldse mitte. Aga kõik progressiivsed poliitikud ainult tegelevad jalgrattateedega, ainult tegelevad jalgratturitega. See on, isegi ei ole 5. järgu mure liikluses, ei ole jalgrattad. Kõigepealt on autod, siis on ühistransport, siis on jalakäijad, kes jäävad meil alla nii tõuksidele kui mopeedidele ja ka jalgratturitele. Et kõige viimases järjekorras liikluses on meil vaja tegeleda jalgratturite ja jalgrattateedega, kui me tahame liikuvusest rääkida, aga siis oli 50-50 see pilt. Ja nüüd ma lugesin uuesti andmeid, see on ikka 50-50. Ja autojuhid on ikka pool Tallinna elanikkonnast, lihtsalt nad ei ole, seda muutust ei ole toimunud. Aga jutt on ikka samasugune, et nügime nad nüüd autost bussi. Mina ütlen niimoodi, et poliitiku asi ei ole mitte inimesi siia või sinna nügida. Poliitiku asi on tuvastada, kus on probleem inimestel ja siis seda avaliku võimu positsioonilt avalike ressurssidega seda probleemi lahendada. Aga meil liigutakse täpselt risti vastupidi. Täiesti elementaarne loogika on ju see, et vastavalt kui palju mingi kategooria sõidukeid sul on, nii palju sa pead ka linna eelarvelisi vahendeid nende teede ja kogu selle taristu arendamiseks eraldama. Sellepärast, et nii sa muudad kõikide liiklemist kogumis paremaks, mitte ei tee eelistingimusi mingitele väikestele marginaalsetele gruppidele. Aga ilmselge on ju see, et tegemist on lihtsalt sellise ideoloogilise krambiga linna tasandil üldse midagi paremaks teha. Ja me ei näe seda mitte ainult transpordis ja liikuvuses Tallinna linnapildis, vaid see võib puudutada ka haljastust ja niitmist ja kõike muud ka, mis puudub. See ongi see ideoloogiline kramp, aga linna ei tuleks juhtida ideoloogilistest eesmärkidest tulenevalt, vaid ikkagi, et linna elanikel nende igapäeva mured oleksid väiksemad. Aga linnas on ideoloogia väga sügavalt juurdunud, ega siis see, mida me 2017. aastal oma loosungis ütleme, et anname tuld kooseluseaduse ja muude asjade pihta, ega see nüüd on ikkagi, ja siis inimesed tookord ei uskunud, et mis te nalja teete, et koolis hakatakse õpetama, et mees ja mees saavad abielluda, aga koolis õpetatakse. Mitte ainult, et ei õpetata seda, vaid nüüd on juba seadusesse see kirja pandud ja koolis õpetatakse, et vähemalt 20 sugu on olemas ja siis on, ma mäletaks, see oli 7. klassi õpik, kus on siis joonealune ülesanne, tuleta meelde, mis asi on bioloogiline sugu ja kuidas ta erineb sotsiaalsest soost. Et seda õpetatakse koolis. Tallinnas eriti usinasti. Väljaspool Tallinnat on see, ütleme, ideoloogiline press väiksem, sest maapiirkondades on terve mõistus rohkem säilinud. Aga nendes omavalitsustes, kus on võimul progressiivsed ennast liberaalideks nimetatavad vasakäärmuslased, nagu näiteks Rakveres või näiteks Tartus, eks ole, siis nendes omavalitsustes käib koolides juba selline agressiivne ideoloogiline äärmuslik ajupesu, et see on hirmu äratav ja ideoloogia on tõesti, see rohepööre võtab ju Tallinnas, tuleta mulle meelde, kui palju see nii-öelda putukaväil, mida meil hakatakse ehitama, siis 20 miljonit vähemalt võtab raha. 20 miljonit kulutatakse selle jaoks, et tekitada Tallinnas suured alad, kus ei niideta, kus ei ole mingisuguseid radasid, kus ei ole valgustust, et kuhu see 20 miljonit läheb? Ma kratsin kukalt ja mõtlen, et ma saan aru, et niitmine kulutab raha, ma saan aru, et pargi puude istutamine ja lillede istutamine ja valgustus ja pingid ja avalikud vetsud parkides maksavad raha. Aga kui te lasete lihtsalt võsa ja puugid ja maod ja joodikud sinna võssa, kuidas see kulu tekitab? Aga tekitab. Aga vaata siis, kuhu see nii-öelda valgete jõudude ideoloogia Tallinna linnapildis meid viinud on.
tagasi lähevad valijad ju selle venemeelse Keskerakonna juurde. Et see ei aita neid absoluutselt, inimestele ei lähe see korda. Noh, Keskerakonna, kas keegi läheb tagasi või läheb edasi. See pilt, mida meile maalitakse siin peavoolumeedias praegu erakondade populaarsusest ja erakondade väljavaadetest kohalikel valimistel, see on ju täiesti moonutatud. Vaata, missugune tohutu pärituul on lükatud taha Isamaale. No võtame muidugi Rahvahääle nimelise Postimehe. Postimehes ju meid maikitakse maha või kui vähegi võimalik, siis katsetatakse. 2 katset viimasel ajal on olnud, katsetatakse, kas hakkab lendama mingi meie pihta lastud skandaali iva. Selle eest on Postimehes, ma üldiselt Postimehest ei loe, sest et noh... Aga mida sa loed? Siin ei olegi ühtegi võimalik lugeda. Ja nii nagu ma ka Delfit ei loe, aga lasin üle silmadega, otsisin sealt mingit spetsiifilist uudist, mida ma tahtsin lugeda ja lasin silmadega üle. Selle eest on seal mitu lugu meie nii-öelda renegaadidest erklastest. Küll Viljandist ja küll Pärnust ja saavad suurelt esilugusid, et võt need on need uued konservatiivid, kellel on midagi öelda, endal on protsent alla, noh ei ole isegi jälle koma kohaga, aga neile teeb Postimees promo. Noh, tehke terviseks, teete ennast lolliks, teete ennast mitteusaldusväärseks, teete ennast ajaleheks, mille üle on võimalik ainult irvitada. Jätku jõudu tööle, noh. Aga tulles nüüd Pirita juurde tagasi, inimestel võib-olla väljapoolt Tallinnat ei ole väga suurt ettekujutust, mis on Pirita. Ja kui me räägime Piritast, siis Pirita ei ole mitte ainult see kloostri ümbrus ja see nii-öelda vana Pirita seal regati baariga, mis ta nimi nüüd võib olla, ma ei tea isegi. Baari enam pole, jah. Ja kogu selle väikse liivarannakesega seal, vaid see on tegelikult ju Merivälja, see on Mähe, see on Muuga, see on Pärnamäe, see on väga suur rajoon. Ja Pirital on kokku 7-8 asumit, mis moodustavad tegelikult alates sealt Viimsi servast kuni täiesti Lasnamäe servani territooriumi mõttes päris suure linnaosa. Et jah, elanikke on seal Tallinna lõikes... Botaanikaaed ja teletorn. Absoluutselt, et Tallinna mõistes linnaosade võrdluses on seal küll kõige vähem elanikke, mille tõttu me tegelikult ka poliitiliselt oleme päris palju pihta saanud viimastel kümnenditel Keskerakonna võimu ajal, sellepärast et nii-öelda Reformierakonna toetajatega linnaosa ei ole olnud investeeringute mõttes piisavalt atraktiivne linnaosa, kuhu ressursse suunata, sest et lihtsalt valijaid seal ei ole. Mistõttu nii meie koolisüsteemis, lasteaiakohtadega, kõige muuga on päris palju probleeme. Ja nii... No aga samamoodi saab pihta ju Nõmme. Nõmme ei ole ka, noh, on eestikeelne ja kusjuures nad ei ole enam ükski neist linnaosadest ei ole reformimeelne. See noh, lihtsalt... noh, ei ole enam tõsi, aga jah, mina ütleks selle tagasipöördumine või edasipöördumine Keskerakonna poole on petta saamine jälle inimestele. Loomulikult ei saa anda oma häält ühelegi neist šarlatanidest, kes meil siin sirge joone ja sirge näoga on valijatele valetanud, valijaid petnud, pettusega võimule saanud, üleostmiste ja ähvardamistega, hääletustega, üldse linnas võimule saanud. Noh, sirge joonega linnapea Ossinovski laseb, noh, ei ütle mitte ühtegi sõna, ei kommenteeri mitte kuidagi, ei avalda mingit arvamust selle kohta, et Läänemets kuluhüvitistega musta palka maksis erakonna töötajale. See sirge joonega, mitte kedagi ei huvita. Ega meil peavoolumeedias ka suurt skandaali ei ole. Ei. Niimoodi, et noh, uuritakse ja Läänemets selgitab ja natukene arusaamatus. Maksuamet algatas küll uurimist, aga noh, suuri pealkirju me sellest ei lugenud igal juhul. Nii et jumala sirge joonega. Aga nende poolt ei saa keegi anda hääli. Ei lampkasti ratta Petsile, kes poliitilise laibana suutis siiski omal jalal lavalt lahkuda. Ega siin Järvanitele, kes ministrina oli täielik läbikukkumine, abi linnapeana on läbikukkumine või võta üks või viska teist, et kõik need sotside abi linnapead, lihtsalt inimesed, kellel puuduvad anded, oskused, teadmised,
selleks, et üldse mingit sellist ametit pidada. No lihtsalt ei oleks tohtinud mitte kunagi sellesse ametisse saada. Aga näe, said sinna ametisse ära ostmiste ja ähvardamistega, et nende poolt ju häält anda ei saa, aga lahendus ei ole tagasi pöördumine Keskerakonna poole. Keskerakond hakkab tegema sama, mida nad ennem tegid. Ja lahendus on EKRE, nagu alati, muidugi EKRE. Lisaks on tegemist abilinnapeade puhul lihtsalt väikeste inimestega, kes on saanud nüüd kübekese võimu kuskil ja siis demonstreerivad seda rahva peal. No aga me näeme seda ja valijad üldiselt ei ole nii rumalad, kui peavoolus arvatakse. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, nüüd me räägime edasi kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme rahateemade juurde. Eelmine nädal ka muidugi juba rääkisime, aga nüüd meil anti riigieelarve üle Riigikogule ja peaminister Michal, kes muidugi peaministri rolli mitte ühegi nurga alt välja ei kanna, käis seda meile tutvustamas. Ei oma erilist tähtsust, mida ta sinna juurde rääkis, sest et sellel kõigel puudub puutumus päris maailmaga. Et need loosungid, mida meile valitsusliikmed ja valitsuse kiidukõnelejad loobivad, on lihtsalt täiesti vastuolus päris eluga. No tuletan meelde, kui meil olid valimised, siis lubas ju Reformierakond, et eelarve viiakse tasakaalu. Koalitsioonilepingus nii kindlas kõneviisis ei öeldud, liigume tasakaalus eelarve poole. No päris elu on selline, et liigutakse kogu aeg aina sügavamasse miinusesse, aina vähem tasakaalus eelarve poole, liigutakse aina sügavama suurema võla tekitamise suunas ja tegelikult liigutakse Eesti riigis pankroti suunas väga kiire tempoga. Aga mina olen võib-olla vandenõuteooria välja mõelnud, aga kui ma vaatan seda kogu kompleksi, seda, kuidas Hussar tuleb meile välja mingisuguse materjaliga, mille lekitamises sind nüüd süüdistatakse, sa oled hirmsa kuriteoga hakkama saanud. Sa oled avalikkuse ette viinud need mustad mõtted, mida seal võimul olevate tegelinskite poolt ja nende selja taga seisva süvariigi poolt püütakse ellu viia. Ehk teiste sõnadega, täielikult ühiskond suukorvistada, täielikult ühiskond kontrolli alla võtta, iga viimase kui indiviidini. Ärge arvake siin inimesed, et mul pole karta midagi. On küll. See on täiesti stalinism, mida need tegelased praegu üritavad ellu viia. Et kogu see suukorvistamine, kogu see parlamendilt lõplikult võimu äravõtmine, parlamendi liikmete muutmine poliitilisteks mängukannideks, keda võib näidishukkamise korras tühistada, vangi panna, mandaati ära võtta. Põhimõtteliselt vallandada. Mandaati ära võtta, mis sellest, et rahvalt mandaadi said e-valimiste peale vaatamata. Aga võtame ära, ütleme, et sa oled rahvavaenlane, paneme kinni, fabritseerime nagu Gert Kingo puhul mingisuguse asja. Et kui ma nüüd selle võtan, siis 2 miljardit kavatsetakse võtta praegu laenu. 2 miljardit on seda raha, mis on Eesti inimestel pankades hoiustena arvel. 2 miljardit. Ja minul on väga kuri vandenõuteooria tunne praegu, mis ei pruugi üldse vandenõuteooria olla, et mingil hetkel kavatsetakse meil välja kuulutada sõjaseisukord või mis iganes seisukord ja panna käpp peale nendele inimeste hoiustele. Riik vajab, me oleme sõjaseisukorras, meil on see teine kolmas asi. Nüüd kõik läheb kaitsesse, nüüd kõik läheb, ma ei tea, tsiviilkaitsesse ja võetakse inimeste raha ära. Ja see sama võlg kaetakse selle sama 2 miljardiga, et ma ei välista, et siin on seda pidi mõeldud. No Kreekas tehti seda, kui oli Kreeka võlakriis, siis kõikidelt hoiustajatelt võeti ühekordselt 10% maha. No see on 10%. Ja 100% ei võetud ja ei võeta vast siin ka, aga ära ole nii kindel. No
jah, ei ole milleski kindel, meil on absoluutselt, ma nagu üteldud, reaalsusest irdunud ja igasuguse vastutustunde ja igasuguse sündsustunde hüljanud režiim. Ja lihtsalt numbreid vaja inimestele aru saamiseks, et vaata, millest räägib ja siiamaani Reformierakonna põmbead ja Reformierakonna propagandistid, ega nad sugugi ei pruugigi üldse teada, et nad ajavad lolli juttu, sest et neile söödetakse lusikaga seda sisse Delfist, ERR-ist, Postimehest ka, et kogu aeg korrutatakse ühtesid samasid täielikke valesid ja inimesed võtavad need valed omaks aksiomaatiliselt, et ahah, nii ongi, et see ongi päriselt, et Reformierakond oskab majandada ja oskab riigieelarvet tasakaaldu ajada ja Martin Helme oli see, kes riigieelarve miinusesse ajas. Aga tegelikult on vastupidi, täpselt vastupidi. Kui ma võtsin välja, spetsiaalselt võtsin välja siis reaalsed võlad, mitte mingisugused prognoosid, mida esitati siis, kui tuldi eelarvet meile parlamenti tooma, mitte mingisugused Eesti Panga või Rahandusministeeriumi analüüsid, vaid reaalsed täitmised, reaalne see, mis siis aasta lõpul riigikassaga toimus. Siis 21. aastal, mäletame, jaanuaris kukutati meie valitsus ja siis 21. aasta eelarve oli veel minu tehtud. 20. aasta lõpus me tegime 21. aasta eelarve ja Rahandusministeerium püüdis mulle selgeks teha, et 21. aastal tuleb tohutu sügav ränk majanduslangus, meil ei ole üldse võimalik mingisugust, meil ei tule raha, ei laeku riigieelarvesse, ma ütlesin kohe, et kuulge, see prognoos on vale, tuleb majanduskasv, tuleb korralik maksulaekumine ja tuligi. Pärandasin ju Kaja Kallasele 8,3% majanduskasvu 21. aastal. 20. aasta oli raske, majanduskasv oli negatiivne, majanduslangus oli ja eelarve oli, ja koroona oli ja eelarve oli ka negatiivne. Aga ma pärandasin neile tegelikult ülelaekuva riigieelarve. Mis nad tegid selle ülelaekuva riigieelarvega? Tegid kahekesi Keskerakond ja Reformierakond tegid kohe kevadel uue lisaeelarve ja võtsid peaaegu ja suurendasid kulutusi peaaegu 700 miljoni euro. See 600, ma ei mäleta mitukümmend miljonit eurot, tegid lisakulutusi, sest siis nad juba nägid, või õigemini siis oli Reformierakond jälle võimul ja siis sai neile ausat pilti anda, et tegelikult raha ei ole nii palju puudu, kui enne mulle räägiti. Ja nad võtsid juurde kulusid ja võtsid juurde laenu. Juba 21. aastal suurendasid laenukoormust 700 miljoni võrra. Aga see oli alles algus. 22. aastal, mil juba Kaja Kallas ise tegi eelarvet, riigivõlg suurenes 1,5 miljardit. 23. aastal 1,6 miljardit. 24. aastal riigivõlga suurendati 2 miljardit. Nüüd 25. aasta numbrid meil ei ole veel kokku löödud, eks ole, me ei tea, aga ta tuleb alla 2 miljardi, ma arvan, ka 1,5 kumbes. Nüüd 26. aasta see eelarve, mis meile nüüd anti, võlg suureneb 2 miljardit. Ja sealt edasi igal aastal jälle 2 miljardit. Kokku, kui me selle kõige liidame, siis see on juba peaaegu 10 miljardit. Nii. Mis on juhtunud? Viimase 4 aasta jooksul on Eesti riigivõlg kahekordistunud. Kui meie valitsusest ära läksime, oli riigivõlg alla 10, tõusis kui 20. aastal, kui me selle suure laenu tegime, tõusis üle 10 ja nüüd on ta juba jõudmas sinna 20% juurde ja 10. lõpuks või ütleme siis järgmisteks Riigikogu valimisteks tõuseb umbes 30% peale. Tegelikult rohkem kui kahekordistub. Ja mis veel on siin number, mis on vaja aru saada? Sellise koguse võla pealt hakkab iga-aastane intressitasu olema vahemikus 450 kuni 500 miljonit eurot. 500 miljonit eurot on see, mis me kulutame. Siis kui meie valitsuses olime, kulutasime riigikaitse peale. 500-600 miljonit kulutasime riigikaitse peale. See on nii suur raha, et see on pöörane. Ja nüüd üks asi veel, mida tuleb alati ära rääkida, et jaa, me võtsime 20. aastal laenu, aga mida me tegime selle laenuga? Me ju andsime selle laenuga majandusele toetust. Me laenasime selle edasi. Näiteks Tallinkile, näiteks sellele samale Porto Francole. Mõlemad on tänaseks selle laenu tagasi maksnud. Ehk siis see laen, mille meie võtsime, mis pannakse nii-öelda Martini võlakoormuse suurendamise arvele, on tänaseks tagasi makstud ja see oligi see 8% majanduskasv, mis selle laenuga tehti. Me andsime üle 200 miljoni maaelu arendamise sihtasutusele, Messile, millega toetati Eesti põllumajandust. Ka see raha tegelikult on suures osas tagasi makstud või see raha on ringluses ja teenib tagasi. Nii et meie raha läks nagu, ütleme siis majanduse elavdamisse ja ta tuleb tagasi ja suurendas tol ajal ka ettevõtete kasumeid ja
konkurentsivõimet. Mida täna laenuga tehakse? Täna ju laenuga makstakse ainult jooksvaid kulusid ja palkasid. Riigieelarve jooksvaid kulusid ja palkasid ehk ta ei tule mitte kuskilt tagasi, ta ei aita majandusel kuidagi kasvada. See majandamine on täiesti jõudne. Jürgen Ligi ütles paar nädalat tagasi või umbes 6 aega tagasi ütles välja, et ei, me ei kavatsegi riigieelarvet enam tasakaalu ajada, sest et pärast meid tulevad muidu teised poliitikud, kellel siis on raha, et jälle kulutada. Et ma ei jäta neile midagi. See ongi see mentaliteet, et rüüstame, lagastame, hävitame kõik ära, võtame, mis võtta annab, sest mine tea, äkki pärast saavad teised jõud võimule. Nad ei mõtle isegi selle peale, nii nagu meile Michal ütles Riigikogus, et ärge muretsege, ka pärast 27. aastat on Reformierakond võimul, nendel on plaan valmis. Aga nad isegi selle pärast ei muretse, nad võtavad, mis võtta annab, ei huvita, mis pärast tuleb. Eesti keeles see ütlus ei kõla nii luuleliselt, et pärast mind tulgu või veeuputusega originaal, mille ütles Louis XIV après moi deluge, minu järel uputagu. See on see hoiak. No võt, ja siin, kui me nüüd ütleme, meenutame, kuidas meid süüdistati, et me jätame järeltulevatele põlvedele tohutu võlakoormuse, siis vaadake, sõbrad, järeltulevaid põlvi Eestis enam ei ole. See valitsus, reformierakondlik režiim, ärme nimetame seda üldse valitsuseks, see on režiim, mida hoiab püsti süvariik oma ajakirjanduslike tolgustega. See režiim on viinud Eesti rahva täieliku väljasuremise kursile. Meil sünnib iga aastaga üha vähem lapsi. Sel aastal on tõenäoliselt jääb sündivate laste arv umbes 8000 peale. Võib-olla mõni natukene kopikaid peale seal. Vabandust, et ma ütlen laste kohta kopikad. Aga ütleme, rahvakeelse väljendina natuke üle 8000. Kuulge sõbrad, see on ju mingisugune marginaalne hulk, kusjuures kõik need ei ole ju Eesti lapsed. Siin on ukrainlasi ja siin on moslemeid ja siin on venelasi ja siin on ma ei tea veel keda. Plus tuletame meelde, et meil on ka üha suurem hulk deklasseerunud inimesi, ka sealt tuleb lapsi, kellede puhul võib-olla nende laste kasvatamise koormus ei jää nendele vanematele, vaid hoopiski riigile ja mis neist lastest pikemast perspektiivis saab, ei tea. Me oleme täielikult, demograafiline katastroof on käes. See ei ole enam kusagil mingi teoreetiline konstruktsioon. See on. Ja nüüd sellele olematule põlvkonnale umbes 20 aasta pärast tahetakse jätta enam kui 10 miljardilise praeguse kursiga, praeguse raha arvestusega võla maksmine tagasi. See ei toimi, see ei tööta mitte kuidagi, ei saa, ei ole võimalik. Ei ole võimalik. See on võimalik ainult juhul, kui siin tuleb teine võim, teine rahvas vahetataksegi välja, teised investeeringud, teine majandusmudel, aga see ei ole enam Eesti riik ega Eesti rahva mure. Ma tulen korra selle demograafia juurde, et demograafiline katastroof ongi käes, kriis ongi käes ja arvutus on ju selline, et tõesti ütleme natuke üle 8000 inimese sünnib, sellest võib-olla 6000 on eestlased. Võib-olla jälle natuke rohkem kui 6000 on eestlased. Nendest pooled on poisid. Ütleme siis, et 3000 poissi. 18 aasta pärast peaks need 3000 poissi kaitseväkke minema, armeeteenistusse minema. Tänasel päeval igal aastal võetakse siuke keskelt läbi 3500 on meil see ajateenijate hulk. Ta natuke kõigub siin, aga enam-vähem see 3500 on see number, kui palju meil ajateenijaid on. Isegi matemaatiliselt ei tule välja ajateenijate hulk selle aastaga kui poiste pealt. Isegi matemaatiliselt mitte, aga ajateenistusse võetakse meil üldse umbes pool selle aastaga kui poistest, sest ülejäänud pool on kas vabastatud või tervislikel põhjustel ei saa ajateenistust läbida. Ehk siis me räägime sellest, et 18 aasta pärast on meil võimalik ajateenistusse minna 1500 või natuke rohkem Eesti poisil.
2000 jääb puudu. Kus see 2000 võetakse? Kes need on? No meil ju räägitakse, valju häälega räägitakse sellest, kuidas nüüd naised peavad ka saama panna õla alla riigikaitsesse, et me veel ei räägi. Kindlasti me veel ei räägi kohustuslikust naiste ajateenijusest, aga vaadake, Iisraelis näe on. Aga me ikka soodustame ja tahaks ikka näha. Et no siis see ei ole absoluutselt, ma olen kategooriliselt vastu sellele, et naistel on kohustus või üldse mingi ajateenistus. Vabatahtlikult mingu. Ütleme niimoodi, sõjapidamine on meeste töö. Midagi teha ei ole, mina olen vanakooli inimene, minu meelest naiste roll ei ole olla sõjaväes. Ei, kui keegi naisterahvas tunneb, tema sotsiaalne sugu on mees ja tahab kaitseväkke minna. Ma olen Kaitseliidus näinud küll ja küll vabatahtlikke Eesti naisi, kellel on, kes on militaristid ja kellele see meeldib ja kes tahavad ka panustada ja kõik see on, ma saan sellest kõigest aru, aga ajateenistuses see minu meelest seda, me ei tohiks isegi nagu sinna suunas arutada. Ei, see on demograafilise katastroofi süvendamine. Ja siis me küsime, kuhu me kulutame siis selle 2 miljardit, mis võlgu võetakse? Pool sellest läheb sõjatööstusele ja teine pool sellest läheb maksualandusele rikastele. Sest et nüüd Reformierakond, kes on tõstnud kõiki makse Eestis, kõiki makse, käibemaksu, tulumaksu, aktsiisimaksu, automaksu tegi, maamaksu tõstis. Kõike on tõstetud kavatseb veel makse juurde tuua, kinnisvaramaks ja mis nad kõik kavatseb, pärandimakse. Et nüüd nad esitlevad ennast, ajaloo kõige suurem maksulangetus tuleb. Ma ei oska öelda, kas ta on ajaloo kõige suurem või mitte. See maht on muidugi suur, mille nad siin nii-öelda tekitavad selle tulumaksu muudatusega, aga silmas tuleb pidada väga olulist asja. Selle maksumuudatuse tagajärjel ja ei muutu midagi keskmise palga saajal. 4., 5., 6. tuludetsiil ehk siis need keskmise palga saajad, kes meil siin saavad siin 1500 või rohkem 2000 eurot palka, nendel ei muutu peaaegu mitte midagi. Ei hakka rohkem saama, ei hakka vähem saama. Vähem hakkavad saama, maksukoormus tegelikult suureneb alumisel palgasaajate seltskonnal, alumisel kolmandikul, kõige vaesemal otsal, 1., 2. ja 3. tuludetsiil, need, kes saavad miinimumpalka või natuke peale selle. Nemad hakkavad rohkem maksma. Seoses käibemaksa, seoses automaksu, seoses aktsiisimaksu tõusuga, neid see tulumaksu muudatus ei aita. Keda aitab ülemist 3 tuludetsiili ehk kõige suurema palga saajaid, need, kes saavad üle 3500, 3000 palk ja 5000 palka või mis iganes saavad. Neid aitab, ehk siis meil toimub tulumaksu muudatus, kus keskmistel ei juhtu midagi, vaesemad hakkavad rohkem maksma ja rikkamad hakkavad vähem maksma. Ja seda siis müüakse meile jutuga, et maksukoormus väheneb. Ja lüüakse riigieelarvesse 800 miljoni eurone auk sellega. Ehk et rikastele teha maksusoodustus ja vaesed maksaksid rohkem. See on nii alatu, see on nii valelik, see on riigi tuleviku suhtes nii vastutustundetu, et tahaks kätega kallale minna. No kui me ka panemegi nüüd kokku kogu selle maksupoliitika ja majanduspoliitika, olematu majanduspoliitika, tegelikult täiesti olematu või miinusmärkidega majanduspoliitika, sest meil jätkatakse ikka seal tuuleenergeetika arendamist ja päikeseenergeetika arendamist ja Rail Baltic. 450 miljonit järgmine aasta. Teivas jaamani viivad kiirrongi ühendust. Meil oli selle teemaline arutelu, kuna me esitasime Riigikogus eelnõu Rail Balticu ehitamine katkestada. Siis öeldi meile selle peale, et aga siis tuleb meil Euroopa Liidust välja astuda. Mõtlesin, aga siis astume. Sellest püüdis Postimees skandaali teha, aga ei lennanud. Ei ole skandaal, absoluutselt. Inimesed saavad aru, et see on hullumeelne raha mutta tampimise projekt. Aga jätame selle praegu. Et ma tahtsin öelda, et kombineerimegi selle olematu miinusmärkidega majanduspoliitika, maksupoliitika ja demograafia. Ja mis on tulemus? Tulemus on teatud elanikkonnagruppide jätkuva ja kiireneva deklasseerumisega, allakäiguga, sõna otseses mõttes allakäiguga. Inimestel ühel hetkel ei olegi mitte midagi muud kui ma tõmban nina täis ja jauran ja jorisen siin ja siis ravin pohmelli ja tõmban uuesti nina täis. See on õudne lihtsalt ja maapiirkondades on see päris massiline. Ega ka linnas ei ole seda ja teine on see, et ja need, kes ei taha ennast pidevalt purju juua ja pohmellis olla, need tahavad Eestist ära minna.
no selle võla juurde tagasi, et pool sellest võlast on siis rikastele tehtav maksusoodustus vaeste arvelt ja teine pool sellest võlast on siis miljard juurde või natuke vähem kui miljard juurde riigikaitsele ehk siis relvade ostmisel. Mina ei vaidle vastu, et ka riigikaitsesse on raha vaja panna. Kui me valitsuses olime, siis me tegime investeeringuid riigikaitsesse. Viimased tõsised investeeringud olidki meie ajal, nii piiri väljaehitamine. Mille kohta ju Michal räägib iga kord infotunnis, kus meie võtsime sealt raha ära. Ei, me võtsime sealt ära selle varastamiseks mõeldud raha, mille oli sina Pevkuriga ja kogu see Kaja Kallas ja kogu see teie jõuk oli sinna juurde kirjutanud kõikide nende tulede ja vilede näol, mis oli varastamiseks mõeldud raha. Ja me võtsime selle raha ära ja tekitasime teis viha enda vastu sellega ja hakkasime reaalselt olemasoleva rahaga piiri välja ehitama. Vaat niimoodi on see asi, aga mitte niimoodi, et teie võtsite ära. Huvitaval kombel selle ära võetud rahaga hakkasime piiri ehitama. Ennem seda oli palju raha, aga piiri ei ehitatud. Aga siis võtsime raha vähemaks ja piiri hakati ehitama. Et nende see valed on nii lühikesed. Aga ma tahtsin uuesti korra veel kokku siduda selle asja, selle demograafia ja selle raha, et see miljard pannakse siis riigikaitsesse juurde ja 18 aasta pärast või ka 17 aasta pärast, ega eelmine aasta oli ju ka demograafiline katastroof, ei ole meil poisse, kes neid relvi kannaks. Ei ole lihtsalt neid poisse, kes neid relvi kannaks. Mida me teeme nende relvadega? Mida me kulutame sellest rahast, kui tegelikku riigikaitset ei ole võimalik inimeste puudumise tõttu enam üleval pidada? No siin on üks moment veel ja see on see, et nüüd Erki Keldo ja targad riiki juhtida oskavad reformerid on välja tulnud sellega, et tuleb nüüd ikkagi kõik piirangud tööjõu sisseveole maha võtta. Ja vastavad eelnõud on juba käiku lastud, mis tähendab siis seda, et meil ujutatakse Eesti üle tegelikult ju kellega? Slaavlastega. Sest meile põhiliselt tulevad slaavlased. No tuleb ka loomulikult moslemeid ja muid tegelasi, aga põhimass on ikkagi slaavlased. Ja siis see käputäis Eesti poisse peab minema kaitseväkke. Keda kaitsma? Neid sama slaavlasi ja moslemeid. Teiste slaavlaste vastu. See on ju absurd täielik. Aga kui ma vaatan muidugi neid meie punnis silmadega kaitseväe võlle, kes lihtsalt hakkavad värisema sõjapidamise entusiasmist, kui nad saavad sellest rääkida. Nad ei saa sellest aru. No aga siin on hea teha tema vahetuse, see punnis silmadega sõjalise konflikti edendamise entusiasm on meil siin viimastel nädalatel järjest hullemaks läinud ja nüüd on siis Euroopa sõjapartei, kes on ka Eestis oma ripatsite kaudu võimul, saanud uut hoogu, sest et nad on jõudnud järeldusele, et neil on õnnestunud Trump enda poole värvata. Ja Trump on teinud siin viimastel nädalatel päris jõulisi avaldusi nii Venemaa suunas kui ka ütleme siis piiririkkumiste või droonide ja lennukite kohta. Aga minu meelest loeb Euroopa sõjapartei loeb seda kõike valesti. Ei no propagandana esitatakse. Esitatakse seda propagandana, aga teiseks mina ütleksin ka seda, et nad loevad seda valesti. Kui ma kohtusin jaanuaris ja ka veebruaris erinevate ameeriklastega, kui seal inauguratsiooni ajal ja eel ja järel, siis üks sõnum Trumpi administratsiooniga tihedalt läbikäivatel inimestel oli see, et Trump vihkab Euroopa Liitu. Ja loomulikult see on võib-olla utreeritud, ta ei vihka, aga tema peab Euroopa Liitu asjaks, mis ei ole Ameerika huvidega kooskõlas. Nüüd vaadates seda, mida ta räägib siin Ukraina sõjaga seoses, minu meelest on ta teinud lükatõmba meile. Minu meelest on ta mänginud asja välja niimoodi, et ameeriklased saavad ennast Ukrainast nii-öelda välja manööverda, käed puhtaks pesta ja lükkavad kogu Ukraina sõja koorma Euroopa riikide peale ja lasevad Euroopa riikidel kinni maksta veel seal juures Ameerika sõjatööstuse või Ameerika sõjaväe uuendamise ja taasrelvastamise Euroopa maksumaksja rahaga. Et tema müüb NATO-le ameeriklaste relvi kalli raha eest, mille eurooplased võivad anda ukrainlastele, kui nad tahavad. Ja selle rahaga, mis ta eurooplastelt saab, uuendab ta siis Ameerika sõjaväge. Mina näen siin seda ja selle tulemuseks on,
kuna Euroopa on hullumeelses rohepöördes ennast pankrotti ajanud, siis ja nüüd siis suurendab oma kaitsekulutusi viisil, mis ei ole tegelikult majanduslikult jätkusuutlik või eelarveliselt jätkusuutlik, eriti arvestades seda, et Euroopa on pankrotis juba praegu suures osas. Et selle tagajärjeks on tegelikult Euroopa Liidu ja euro kokkuvarisemine, mitte väga kauges tulevikus. No vaata, sellepärast nad sõda tahavadki alustada, et siis nad saavad nii-öelda taksomeetri nulli keerata, siis nad saavad eriolukorrad kehtestada, nad saavad ära hoida selle ähvardava kodusõja, mis on praegu nüüd ikkagi väga selgelt pead tõstmas. Inglismaal rahvas ei ole enam nõus sellega, et Inglismaast saab moslemiriik. Prantsusmaal rahvas ei ole nõus sellega, et Prantsusmaast saab vaene moslemiriik. Saksamaal on samasugused protsessid. Ja mis siin nüüd oli Mertsi viimane ütlus oli, tema on nüüd lõpuks ometi nõus, et Venemaa külmutatud varad võtta kasutusele Ukraina abistamiseks. Mida see tähendab? Tõlgime ära. See tähendab seda, et selle rahaga tegelikult kavatsetakse relvastada Euroopat. Ja sealt antakse mingi näpuotsaga, tehakse muidugi tohutu propaganda offensiiv jälle, mingisugune raha ja mingisugused relvad antakse Ukrainale, aga põhimõtteliselt see on 200 miljardit eurot. See on 200 miljardit eurot ei ole suur raha. Ei ole, aga propagandat saab palju teha. Jaa, aga mõtleme selle 200 miljardi peale üle-euroopaliselt, et meile siin reklamiti ka, et Euroopa relvastusrahastusse pannakse 500 miljardit. See Ameerika iga-aastane riigikaitse kulu on 1 triljon, iga-aastane, ühe riigi peale. Ja siis me räägime 25 riigist Euroopas, kellel on siis aasta peale, 7 aasta peale jagatakse ära 500 miljonit või miljardit. Et see ei ole tegelikult see, millega ennast nüüd, muidugi see all on olemas ka riikidel endal kulud. Aga need rahad, need avaldavad muljet ainult siis, kui sa neid konteksti väliselt loed. Jaa, aga see näitab ju seda, et tegelikult on näpud põhjas. Tegelikult on Euroopas näpud põhjas, Saksa majandus on ju, vaagub hinge. Prantsusmaal on sisuliselt Kreeka-laadne võlakriis tekkimas. Inglismaa on, ma ei oska öelda, teatud sektorid töötavad, aga teatud sektorid on ikka täiesti kokku jooksnud. No Inglismaal sama lugu nagu Prantsusmaal, tegelikult nii Inglismaal kui Prantsusmaal on sisuliselt riiklik pankrot on silmapiiril käega katsuda. Likviidsuskriis lihtsalt, et selle jaoks, et igapäevaseid asju käimas hoida, on vaja nii palju kogu aeg juurde laenata. Selle jaoks, et oma olemasolevat laenu teenindada, on vaja kogu aeg nii palju juurde laenata. Et see on selle nii-öelda, nagu Hemingway ütles, kui talt küsiti, et kuidas sa pankrotti läksid algul aeglaselt ja siis järsku. Et nad on selles järsku pankrotti minemise faasi jõudmas. No muidugi venelaste reaktsioon sellele, et nende külmutatud varad tahetakse konfiskeerida ja Ukraina abistamiseks kasutada, on väga sirgjooneline. Sel juhul me koos Hiinaga laseme kogu maailma finantssüsteemi vastu taevast. Siin on võib-olla praalimise moment ka sees, aga tegelikult kui ikkagi Hiina, India, kogu BRICS otsustab sihikindlalt praeguse selle valuutakorvi süsteemi vastu taevast lasta, siis see nipsulastasi ei õnnestu, aga põhimõtteliselt on võimalik see ikkagi teatud mõne aasta jooksul teoks teha. Traagiline lugu on siin see, et kõige rängemalt kannatab Euroopa. Ameeriklastel on plaanid valmis. Ameeriklased on selle peale mõelnud, me vist korra siin oleme isegi rääkinud või ma ei mäletaks oleme, aga et Ameerikas kumu on selline, et miks Trump nii kangesti tegeleb krüptovaluutadega ja miks talle eraldi on riiklik tööplaan krüptovaluutadega seoses on siis see, et ta viib kogu Ameerika riigivõla krüptovaluuta peale. See on võrreldav, mitte samamoodi ei toimi, mehhanism on teine, aga see on võrreldav samasuguse suurusjärgu muudatusega, nagu oli omal ajal, kui Nixon läks ära kullastandardilt või siis, kui ameeriklased natuke rohkem kui 100 aastat tagasi lõid föderaalreservi. Et see on põhimõtteliselt oma võlgade ümberkantimine viisil, kus sa ei saa pankrotti minna ja kus sa jätad oma võlad maha. Et nominaalselt nad jäid alles, aga sa jätad oma võlad kellegi teise mureks. Just ma tahtsin öelda, et tegelikult jäetakse suur osa võlgasid nendele, kes on ostnud neid võlakirju ja teinud muid selliseid liigutusi. Võib-olla see on lihtsalt selline, ma ei tea ka, utka nagu venelased ütlevad, et nad hirmutavad sellega kedagi, aga
Ameerika on suur riik ja nad mõtlevad alati, nad on väga loomingulised olnud läbi oma ajaloo, alates sellest ajast saadik, kui nad oma iseseisvussõda pidasid, kuidas nad oma võlgasid mätsisid seal edasi ja tagasi, et ja kuidas nad kodusõja ajal oma võlgadega hakkama said, et nad on olnud väga loomingulised rahanduslikus mõttes. Aga tuleme mõne teema juurde, mis Trump oma ÜRO kõnes puudutas. Need on minu meelest ülimalt selged ja hoiatavad signaalid Euroopale. No Trumpi kõne oli selles mõttes jälle lihtsalt, Eesti meedia tegi sellest jälle idiootseid kokkuvõtteid ja idiootseid aga kajastusi, aga kõne oli programmiline, kõne oli jõuline ja kõne minu meelest kehtestas uue agenda. Esimene asi muidugi, mis ta ütles, oli see, et Euroopa peab kiiremas korras ära lõpetama rohepöörde ja Euroopa peab kiiremas korras ära lõpetama immigratsiooni, muidu te lähete põrgu. Aga minu meelest on Euroopas põrgu on käes juba. Rahanduslik põrgu järjest selgemaks saab, aga julgeolekualane põrgu, see missugune põrgu on iga Lääne-Euroopa keskmise linna, pool linna tänavatest, kus lihtsalt moslemid ja neegrid märatsevad, lõhuvad sihitult asju, peksavad puruks, peksavad suvaliselt, astuvad inimestele juurde ja hakkavad nugade või matšetede või kaigastega peksma, ründavad autosid, ründavad poode, see toimub massiliselt, meie muidugi meedia sellest mitte midagi ei räägi, meile räägib Ossinovski, kuidas ta tahab meist teha Kopenhaageni, aga Kopenhaageni eeslinnades valgetel inimestel asja ei ole. Et see on õudne ja kusjuures Kopenhaagen ja Taani tõmbasid massiimmigratsioonile pidurit juba teistest varem ja ei läinud kaasa 2015. aasta massiimmigratsiooniga. Et seal on see olukord palju leebem kui näiteks Saksamaal või näiteks Inglismaal või Prantsusmaal või Belgias või Austrias või Portugalis või Hispaanias või Rootsis või... aga meil siin samas Soomes. Soomes on ju ka niimoodi, nagu meil oli Vene ajal, kui Balti jaamas astusid rongist maha mingisugused plekkhambad ja ütlesid, et kus teil on Lasnamäe, mul on seal kvartiira. Ja ei, Soome on täiesti, aga ütleme selles mõttes, see immigratsioon on juba võrgu toonud Euroopasse. Ja mida Trump muidugi ütles, oli sama, mida tema on teinud selle ümber pööranud. Piir on kinni pandud, juurde enam ei tule kedagi ja saadetakse välja. Raporteeriti just sel nädalal, et jõuga on välja saadetud või siis ütleme riigi poolt on lennuki või laeva peale pandud umbes 500 000 kuni, ütlevad, et nad jõuavad varsti 600 000, kes on riigist välja saadetud, aga ise on riigist lahkunud illegaale, kellel ei ole enam võimalik nii lihtsalt tööd saada, kellelt on ära võetud erinevad sotsiaalabid, ise on lahkunud 1,5 miljonit veel. Nii et kokku selle aasta jooksul, tegelikult alates ütleme siis veebruarist, on Ameerikast lahkunud 2 miljonit illegaali. Ja küll, neid illegaale seal on 10 miljoneid. Numbrid on vahemikus 20 kuni 50, ma arvan, et see 50 päris 50 ei ole, aga ma arvan, et on kindlasti üle 20. Aga see protsess kogu aeg kiireneb. Järgmine aasta nad plaanivad juba, et riigist lahkub vähemalt 4 miljonit inimest. Ehk siis nad on võimelised olnud selle päriselt ümber pöörama. Ja tulemus on see, et SKP kasvab, palgad kasvavad. Sellepärast, et kui meile räägitakse, et keegi peab selle töö ära tegema ja me ju tahame, et majandus kasvaks, siis see on vale jälle. Majandus nominaalselt võib kasvada, aga majandus per capita ehk riigis olevate inimeste peale ära jaotades see majanduskasv tegelikult ei tee meid rikkamaks, kui inimesi kogu aeg juurde voolab. Ja kui inimesi vähemaks läheb, siis need, kes alles jäävad, need saavad reaalselt rohkem raha. Need jäävad rikkamaks, need hakkavad kõvemat palka saama ja see nii-öelda rikkus ühiskonna sees, kui on vähem inimesi, kes riigis sees on, siis rikkus jääb samaks, nad juba on rikkamad. Et Ameerika majandus on praegu väga heal kursil. Aga teine teema, mis ta võttis ja mis on meil Eestis ka ju eelmises teemas ka ju puudutasime, see on demokraatia, see on sõnavabadus, see on inimõigused ja kodanikuõigused. Ka sellele ta ju väga selgelt näitas Euroopa peale näpuga. Teil on sellega probleem ja see peab lõppema. Vastasel korral ma teid ei kaitse. Ja kusjuures võtsin välja, Inglismaa on kõige õudsam. Inglismaa ja Saksamaa on 2 kõige õudsamat Euroopa riiki, kus represseeritakse inimesi meelsuse eest. Inglismaal on 10 000 arreteerimisi sotsiaalmeedia postituste eest. Lihtsalt see, kui sa ütled, viimane postitus, mis ma lugesin, oli see, kui inimene ütles, et ma olen vastu massiimmigratsioonile
ja politsei on ukse taga, lööb jalaga ukse maha, jälle X-is on video järel tuleb, kus politsei eriüksused nii-öelda lendavad inimestele nende kodudes peale, saevad mootorsaega uksed või aknad katki ja siis ründavad sisse ja lohistavad inimese minema selle eest, et ta kirjutab sotsiaalmeedias, ma ei nõustu massiimmigratsiooniga. Üks kirjutas meedias, et moslemite vägistamine valgete tüdrukute kallal peab lõppema. Vumm oli sul kohal politsei eriüksus, kes lohistas inimese vanglasse. Et selline on siis see nii-öelda vana hea Inglismaa, kus sündis Magna Carta, mis oli esimene Euroopa riikidest, kus pandi alus sellele, et kuningavõim ei ole absoluutne. Et ülikutel on ka õigus oma varale ja teatud privileegid ei sõltu kuninga suvast. Et see on siis nüüd see, kuhu nad on välja jõudnud. No Magna Carta puhul tuleb ikkagi meenutada seda, et see oli parunite vastuhakk kuninga piiramatule võimule ja kuna kuningal ei käinud jõud üle, siis ta oli sunnitud minema kompromissile. Ja nüüd on tegelikult samasugune olukord. Kui ühel hetkel repressiivaparaadi jõud ei käi enam rahvast üle, rahva massilisest mittealistumisest vastuhakust ei käi üle, siis nad on sunnitud taanduma. Ja Inglismaa on selles suunas teel praegu. No see, mille kohta kui me siin kodusõdadest oleme rääkinud, siis kodusõdade eksperdid, neid on mitmeid erinevaid, kes on võtnud sõna, osad on tõlgitud ära ka uutes uudistes need lood, et seal on, ütlevad, et kõik tingimused kodusõjaks on täidetud, eks ole, rahva, ütleme siis turvalisuse äravõtmine, varanduslik allakäik, identiteedi ründamine, kultuuri ründamine, et kõik need on olemas, ütleme siis omavahel lepitamatud ühiskondlikud grupid on tekkinud ideoloogiate ümber, see kõik on olemas ja siis, et mis on veel see nii-öelda kriitiline asi, mis puudu on eliidi üleminek rahva poole. Et seda enamikes Euroopa riikides ei ole näha. No see on see, miks meid vihatakse nii kohutavalt. Me oleme osa eliidist, aga me oleme alati olnud rahva poolel. Meie ei pea ennast osaks sellest nii-öelda Toompea kartellist või Eesti parteide kartellist. Pole kunagi olnud, pole kunagi tahtnud olla. Läksime 2015. aastal Toompeale ja siis esimene asi, mis ma ütlesin fraktsiooni koosolekul oli see, et siin me sõpru ei otsi. Meie sõbrad on väljaspool seda maja. Meie toetajad on meie sõbrad. Siin meil sõprust otsida pole vaja. Aga ütleme, vanad Lääne-Euroopa riigid, seal see nii-öelda poliitiline eliit on pikalt omavahel semutsenud. Eliit ei ole veel eliidi hulgast, aga eliidi hulka kindlasti kuuluvad ka ju sõjaväelased ja julgeolekuasutuste tegijad. Eliidi hulgast ei ole veel üleminekut rahva poole alanud enamikes riikides. Või kui need on, siis need on üksikud ja pole veel see nii-öelda see kaalukeele moment või murdepunkt pole veel saabunud. Süvariik ehk siis eriteenistused, need oskavad pugeda põõsasse, nad on madu ju, nad on ju niisugune mürgimadu, kes salvab siis, kui sa teda ei märka nii, et surmavalt salbab nii ja ise püüab siis jääda karistamatuks. Aga nemad oskavad rohu sisse ära peita ennast, seda me näeme. Ja tuletame meelde ka Nõukogude Liidu lõpp. Nõukogude Liidu lõpp ei olnud sugugi mitte laulava revolutsiooni tulemus, nagu meil siin püütakse ennast upitada pedestaalile. Nõukogude Liidu lõpp oli seoses sellega, et eliit, partei ladviku kriitiline osa ja partei rohujuure tasand kohtadel vahetas poolt. Eestis näiteks, aga ka Gruusias või Lätis, Leedus ja ka Venemaal, Boris Jeltsin ikkagi. Oli ju ka endine kommunist, partei ja funktsionär. Ei esimene samm ikkagi oli ju Gorbatšovi kogu see perestroika. See oli sunnitud käik, loodeti, et niimoodi suudetakse asja kontrolli all hoida, ei suudetud. Meil toimub von der Leyen tegeleb perestroikaga praegu. Ja siis jooksis suur osa eliit hakkas vaikselt imbuma ära. Ja kuna karistust ei järgnenud enam, sest ka süvariik sai aru, et see süsteem on kokku jooksnud, siis nii läkski. Ja see seisab ees ka Lääne-Euroopas, see seisab ees ka Eestis. Ja sellepärast nad üritavad meid praegu iga hinna eest hävitada enne, kui see kätte jõuab, see moment kätte jõuab, sest siis vahetavad need samad broilerid, Michalid, Pevkurid ja muud tegelased uuesti värvi ja tulevad siis uuesti rahvusvärvides üritavad ronida esiplaanile ja rääkida, kuidas nad on päästnud olukorda. Nad on seda harjutanud. Valitsus, kes on tõstnud kõiki makse, täna tuleb pulti ja räägib, kuidas me teeme maksulangetusi, me toome jõukuse majja. Nii et nendel ei ole mingi probleem kanna pealt pööre teha. Meie saateaeg sai otsa, täname kõiki kuulamast. Kuulake meid jälle järgmine nädal.
raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.